Tere! Kuulge, kuulsime, et Fredi pidi uus väike daily driver olema. Et vana vist sai lõpuks oma Škodast lahti. Seega tänane saade ei olegi midagi muud, kui vaatame selle üle, et automaatsed uksed. Mis Fredi uus daily driver on? Kuule, ära toksi selle teise venna rehvi seal, niisama. Kuule mees, ära uiena. Kuradi raske raha eest ostsin endale, vahetasin Škoda vähe uhkema vastu. Tean, tiirule ka, no muidugi. Sina ostsid Audi või? Mitte. Septembris müüsin siis Škoda maha. Kuradi väärt pill oli, see läks Ukrainlasse ja sellest võite... Nii väärt pill oli, et Ukrainlasse läks. Ma vist rääkisin podcastis sellel teemal. Jaa, minge kuulake järgi. Minge vaadake podcasti, mis tuli välja 1000 suubi puhul. Müüsin Škoda ära ja otsustasin, et peaks võtma uue auto, midagi põnevat endale. Miks Audi? Mina olen see, kes on Audi fänn olnud. No, siin on nagu see, et ma ütlen ausalt, ma ei ole ise kunagi väga vaimustujas Audi eest olnud. Ma käisin vaatamas Mustangeid ja tegelikult ma olen kogu aeg tahtnud AMG Mersut, aga lihtsalt ei ole vastava hinna ja varustuse ja sobiva kategooriaga Mersut müügis. Sattusin siukse auto otsa, vaatasin Audi S3, vaatasin läbi sõit 100 000 põhimõtteliselt suhteliselt vähe, varustused väga hea. Proovime ära, sest et alati saab auto ära müüa, kui ei meeldi. Mis asjaga meil tegu siin on? Okei, S3, me teame, ta on A3 ja RS3 vahel. Ja ta ei ole nagu päris pereauto ja ta ei ole nagu päris sportauto minu meelest. 2.0, 221 kilovatti klassik vaakgrupi mootor. See on paljudel autodel siin Volkswagen Golferid, mingid Seatid, Cuprad, asjad kasutavad sama mootorit. Nelikveo peal, mis ei ole siis Quattro all-wheel drive, vaid on mingi Quattroga koostöös, aga Haldeksi peal, ehk siis tegelikult on esiveopõhine nelikveosüsteem ja tagasilt kikib siia sisse, kui vaja. Start-stop süsteem on ka nagu näha, aga selle lülitan välja. Kohe ütleme ära, et ega see Haldex 4-veosüsteem ei oleks õige asi. Esiteks 5. generatsiooni Haldex, need pumbad lähevad üsna kergelt läbi ja ka sellel autol on juba kerged tõrked ees, ehk siis tuleb vahetada ära Haldex pump. Aga muidu on hea. Mina nagu ei kurda. See Quattro silt on siuke semi-Quattro sinna. Sul on nagu, vaata, jettidel on 2 võtit, vaata see võimsam võti on see punane või roheline, sul ei ole lihtsalt õiget võtit praegu. Täpselt, et sul ei ole nelikvedu nagu täiesti olema. Aga siin on väike jälle sirge meil ja linnast väljas, ehk siis... Me oleme Mehhikos. Mehhikos või? Jaa. Keits peaks ringi käima. Jah? Pidurid on ka head. Nad on kõik punast värvi, ehk siis kiired. Nii, maantee peal kruisime, panen oma distantspüsika peale, panen oma raja abilise sisse, lasen käed roolis lahti ja auto sõidab ise ja ma võin lihtsalt magama jääda. Nagu näha, varustajad on väga hea. Näed, auto ise keerab praegu, et annab teada, pane käsi roolile. Panen korraks käe roolile, võtan vasti käe maha. Oi! Pänge, mis tegid? Ma panin. Siin on ka ekraan, mis sõidab sisse ja välja. Ma lihtsalt avastasin. Mina siis võiksingi teile öelda daily külje pealt, kuidas see auto on. Mina olen daily drive'inud nüüd sellega siis põhimõtteliselt 3 kuud. Ausalt, alguses oli natukene harjumatu jäik, magnetic ride. Ehk siis mul on elektriliselt reguleeritavad mordid, vedrustus. Seega, kui sa sõidad mingi comfort moodi peal, siis rool on hästi kerge, vedrustus on suhteliselt pehme, juhitavus on väga hea. Kütusekulu on ratsionaalne, maantee peal saad siuke 7-8 hakkama. Ratsionaalne. Ütlen, ma pullin kõrvale, siis ma tahan rääkida kõrval veits. Siis saab vahetada. Pullin kõrvale. Ega tihti siia kõrvalist ja kohale ei satu. Teilide minu arust väga hästi kannatab. Ta on piisavalt suur, sest et mina taga ei istu, aga minu taha ma mahun ise istuma, kuigi mu pea on vastu lage praktiliselt. Ei räägi. Räägi nõuda, jah. Nii-öelda teilides. See nagu ära ei väsita sind lõpuks või? Noh, see... Sumps või? Jah.
Ütlen ausalt, ei väsita, sest et kui sa sõidad praegult näiteks mingi 90-ga või sotiga siin maantee peal, siis ta on suht vaikne ju. Ei, seda küll, aga ma mõtlengi see, kui sa nagu, et ma alati mõelnud seda, et kui sa teilid mingit sumpsiga autot ikkagist, mitte lihtsalt nagu mingit... No tal on see... Siis kas see nagu fooride tagant ära minemine, see nagu ära ei väsita lõpuks või et ma tean, et sa saad komfordi peale panna. Jaa, et ongi, et nagu kui sa sõidad töristades, siis kui sa pöördid väga üle 2000 ei lase, siis sa ei kuulegi seda sumpsi linnas. Nii palju, kui mina olen taga istunud, väga palju ruumi seal ei ole. Ega ta ei ole nagu jah siuke, et mingi pikk vend istub seal terve mingi 5000 kilomeetrit tripi taga, et see nagu kindlasti mitte. Aga Eesti piires ma usun, et mingid naised sinna taha istuma panna, minna sõbraga ja oma neiuga kuhugi tripile. No problem, no. No aga kuna sa oled seda 3 kuud teilinud, siis sa kindlasti oskad mingid miinusid ka välja tuua. Helisüsteem oli hea, sellest... Helisüsteem on väga hea. Bang & Olufsen helisüsteem, kõlareid on ülipalju ja vatte on ka ülipalju. Kõike saab timmida. Aga kuhu ei ole vatti pandud sellel autol? Müra'isolatsiooniga, kuna müra'isolatsioon nagu päris palju annab kaalu autole juurde, kui teha siia täis müra'isolatsioon. Ja, annab küll. 100 kilo raskem auto. Siis see tähendab seda, et auto ei oleks nii kiire. Võit lihtsalt pullib, aga ta ei ole isegi vahetanud ära nagu režiimi. Mul on rooli peal nupp eraldi selle jaoks. Miinused. Peale selle isolatsiooni on midagi veel või? Minu jaoks jääb natuke midagi puudu selle autos nagu selles hinges. Jah, ma pean tunnistama, nii suur Audi fänn, kui ma ka ei ole olnud, et kõik see rool, mis siin... Esiteks, mulle meeldib see rool ära. Kohe ütlen ära, see straight cut siin all, racing roll, istmed on väga kenad, soojendusega, ventileeritud olid ei olnud. Ei ole. Dashboard, kõik asjad on nagu viisakad, siledad. Yeah. Aga võimsuse poole pealt, kui sa võtad S3, siis jah. Saad aru jah, et ta on A3 ja RS3 vahel. Ma ei ütleks, et ta halb on, sest et temaga on väga lõbus sõita linna vahel, mulle väga meeldib. Mis emotsiooni jätab auto üldiselt? Ütleme nii, et kui ma esimest korda nägin, et see Audiga mulle maja ette keerasid ja sa ei öelnud mulle, et sul uus auto on. Kolm ei aus. Ja esma mulje oli nagu kõva. Niku Jaarais, S3, särgid, värgid. Ja näeb kena välja, väljast on teil tegelikult on ju 4 sumpsi vist on tal taga, eks? 4 sumpsi, jah. Sellest sa tõesti nagu ära ei väsi, ma arvan. Kui sa tahad, sa paned selle komfordi peale, pane komfordi peale, ta muutub nagu siukseks, täitsa tavaliseks pereautoks. Isofix kinnitused on ees, taga, saab 3 turvatooli saab siia sisse panna. Ehk siis ta on põhimõtteliselt, ma ütlen, ta ei ole papsikas, ta on mampsikas, aga pilt kvaliteet on nagu näha ikkagi, et ta ei ole nagu Mersu level, vaata. Aga plastik. Tal on nagu, kuula seda. Praegu on vaikne ka. Oi. Ütleme nii, et kunagi tahaks Audi rollis, aga mitte selle rollis. Väga mõistlik. Ühesõnaga... Mis seal Audiga plaanis on? Jätad endale? Mis Audiga plaanis on see, et kaks varianti on. Üks on see, et kui tuleb liiga hea pakkumisega hea AMG Mersu või mõni ilus Mustang hea taustaga, mis ei ole siis Ameerikas avariid teinud läbi ja üles löödud mingite potsepade poolt kuskil. Siis ma arvan, et see Audi läheb oma teed, müün ära, ostan teise auto asemele. Võib-olla hakkab mulle nii meeldima see mingi aeg, et tõmban siin race chipid, särgid, värgid peale, mingi 300 kilovatti või 350 kilovatti mäb välja ja kotin rahulikult mingid Lambosi-foori tagant ka sellega. Talvemõnusid oled nautinud sellega, praegu meil on siin suht kusis. Kui lumi oli, siis nautisin, jah. No mis ma ikka oskan öelda, Eks oma silm on kuningas, oma kõrv on kuninganna, kõik asjad oma perse tunneb kõige paremini. Seega mina ütleksin, et aitäh, et vaatasite, Motopurk tõmbab uuesti käima, tonn on koos, 5000 on ees, 2021 on joon all. See aasta me rohkem ei tee mitte midagi. Tegelikult võib-olla ühe podcasti jõuame salvestada, aga üles ei pane. Pange like, pange subscribe, kommenteerige. Sul ka midagi öelda või?
Beans ühesõnaga. ja kaaspõhja.